Tere tulemast kuulama! Täna vaatame ühte analüüsi India kulla ja hõbeda turgude kohta aastatelt 2024-2025. Päris tormilised ajad olid, eriti mis hõbedasse puutud. Jah, see materjal toob need muutused päris hästi esile. Aga see võiks minna sügavamale, vaadata, mida see kõik laiemalt tähendab India jaoks, väljaspool neid puhtaid turunumbreid. Et siis mitte ainult hinnad ja nõudlus ja ETF-id. Just. Praegu on fookus tugevalt sellel, et hinnad lendasid lakke, nõudlus oli siin ja seal, import kõikus. Aga mis see nagu päriselt tähendab? Mõtlen tavainimesele või majandusele laiemalt. Okei. Nõrkus ongi selles, et see side turu ja, ühiskondlike mõjude vahel, kas või ebavõrdsus, kuidas see mõjutab näiteks väikseid juveleere või isegi riigi pikaajalisi plaane, see on kuidagi välja arendamata. Et see, miks see oluline on, küsimus jääb vastuseta. Täpselt. Soovitus olekski seda poolt tugevdada. Siduda see turuanalüüs ikkagi laiema kontekstiga. Loogiline, aga kuidas seda, praktiliselt teha, et liiga laiali ei valguks mingeid konkreetsed näiteid? Variante on mitu. Näiteks see rekordkõrge kullahind. Materjal ütleb, et inimesed lihtsalt ei jaksa osta. Aga mis edasi? Mida see kaasa toob? Just. Kas hakatakse otsima alternatiive? Kas pöördutakse hõbeda poole, mis omakorda mõjutab hõbeda turgu? Või võetakse lainu, et ikka traditsioone järgida? Kas see süvendab lõhet rikkaste ja vaeste vahel, eriti pulmade kontekstis? See on üks liin. See on hea point. Ja mis veel? Teine asi, mis on täiesti puudu, on see hõbeda roll India roheenergia plaanides. Hõbe on ju päikesepaneelides ülioluline. Muidugi. Kui nüüd on struktuurne defitsiit ja hind on laes, mida see tähendab India rohe-eesmäkkidele? Muutuvad need kallimaks või lausa kättesaamatuks? Mis on pikaajaline tööstuslik tagajärg, kui nii oluline metall muutub nii kalliks ja napiks, eriti kui suur osa imporditakse? See paneb mõtlema küll, jah. Tööstuslik vaade. Ja kolmandaks, geopoliitika. India on ju maailma üks suurimaid hõbeda tarbijaid. Kuidas see massiivne nõudlus, eriti kui see muutub varumiseks või spekulatsiooniks, mõjutab globaalset tarneahelaid? Ja suhteid teiste riikidega. Just. Kas see annab Indiale mingi eelise või tekitab hoopis pingeid? Need on vaid mõned näited, kuidas saaks minna sügavamale kui lihtsalt finantsturud. Need on tõesti head ja olulised küsimused. Nüüd, kui rääkida ajalisest fookusest, see materjal keskendub ikka väga tugevalt 2025. aasta sündmustele, eriti sellele hõbeda draamale. Aga mis täpselt selle nii plahvatusliku tõusu valla päästis just siis? See jääb natuke õhku. Just, see on teine nõrk koht. Mainitakse küll üldiseid asju, inflatsioon, geopoliitika, kulla puhul, tööstus ja investeeringud hõbeda puhul. Aga miks just 2025 toimusid need 50-60% hüpped? Mis olid need konkreetsed päästikud? Täpselt. Miks just 2025 teises pooles see hõbeda nõudlus kontrolli alt väljus, nagu tekst ütleb? Ainult tööstus ja investeeringud kokku. Miks see kokkulangemine just siis nii intensiivne oli? Mis need konkreetsed sündmused või muutused olid? Et kuulaja, kes teemat juba jagab, tahaks teada seda, aga miks küsimust? Jah, just. Et mis tegelikult selle taga oli, soovitus ongi siin, et süvendada analüüsi just nende 2025. aasta spetsiifiliste katalüsaatorite osas, mis võimendas neid trende nii hullusti. Selge. Üldtrendid on üks asi, aga need murdepunktid teine. Kuidas seda põhjuslikkuse poolt siis tugevamaks saada? Mida peaks uurima? Siin peaks natuke detektiivi tööd tegema. Esiteks, globaalsed sündmused. Kas 2025 oli midagi erilist peale selle üldise ärevuse? Mingi konkreetne konflikt, suur finantskriis kuskil mujal või ootamatu pööremune suure keskpanga poliitikas, mis just väärismetalle mõjutas? Eriti Indias. Ajaliselt sobivad sündmused. Just. Teiseks, India enda poliitika. Kas 2025 muutus midagi maksudes, importireeglites? Äkki anti välja mingid uued väga suured subsiidiumid roheenergiale, mis hüppeliselt kasvatasid tööstuslikku hõbedanõudlust just siis? See on võimalik variant küll. Kolmandaks, see kontrolli alt väljunud nõudlus. Tuleks seda lahti harutada. Kas see oli puhas psühholoogia? Mingi spekulatiivne mull?
FOMO-hirm ilma jääda, mis võimendas tööstuslikku vajadust, või oli seal taga ka mingi reaalne tarneahela šokk? Näiteks mingi suur kaevandus läks kinni või tarnija kukkus ära. Täpselt, mis langes kokku juba niigi kõrge nõudlusega. Või oli see segu mitmest asjast? Nende küsimuste uurimine ja erinevate hüpoteeside kaalumine, see muudaks analüüsi palju rikkamaks, isegi kui ühte vastust ei leia. Kindlasti annaks see palju detailsema pildi, jah. Lõpetuseks räägime korraks struktuurist ja stiilist ka. See lugu on kaasahaarav, eriti see hõbeda osa. Aga praegu on kuld ja hõbe nagu eraldi plokkides, alles kokkuvõttes võrreldakse. Kas siin jääb midagi kasutamata? Jaa, just see ongi see point. Nõrkus on see, et kuigi need kaks metalli on osa samast pildist, siis nende lood jooksevad paralleelselt, mitte integreeritult. See kuld versus hõbe dünaamika, et kuidas ühe turu arengud võisid teist mõjutada just nendel kriitilistel hetkedel, see jääb kuidagi tahaplaanile. Näiteks, kas kulla hind ajas inimesi otse hõbedat ostma või vastupidi? Täpselt. Kas kulla hinnas šokk ja ehete nõudluse kukkumine suunas tarbijaid või investoreid hõbeda poole? Või kas hõbeda meeletu tõus tegi kulla jälle suhteliselt atraktiivsemaks mõne jaoks? Neid seoseid võiks näidata jooksvalt, mitte ainult lõpus. Okei. Ja see toon? Mainisid, et on kaasahaarav, aga äti liiga. No jaa, see on natuke maitseasi ka, aga sõnad nagu hullus, plahvatuslik, kontrolli alt valjas, need haaravad kaasa, mis on hea. Aga kui seda on kogu aeg, siis võib natuke hingetuks võtta ja jääb mulje, et analüütiline pool kannatab. Need põnevus on hea, aga tasakaal peab olema. Just. Seega soovitus on kahekordne. Esiteks põimida kulla ja hõbeda analüüs tihedamalt kokku, näidata vastastik mõjusid reaalajas. Teiseks tasakaalustada seda kiiret ja dramaapilist tooni, teha teadlikult pause, lisada analüütilisemaid rahulikumaid lõike, mis annavad konteksti või selgitusi, enne kui jälle järgmine pööre tuleb. See integreerimine ja tasakaalustamine tundub hea mõte, aga kuidas seda praktiliselt teha nii, et lugu ikka voolaks? On mingeid nippe? Ikka on. Integratsiooni poole pealt näiteks, kui räägid kulla ehteturu kokkukukkumisest, siis võiks kohe sinna juurde panna küsimuse, aga mis samal ajal hõbedast ehetega toimus? Kas oli märk, et inimesed liikusid sinna üle? See seoks kohe ära. Loogiline. Või kui kirjeldad investorite tornijooksu hõbedale, siis võiks kohe küsida, kui palju sellest rahast võis tulla neilt, kes muidu oleks kulda ostnud, aga pidasid seda liiga kalliks, või olid need ikkagi täiesti eraldi põhjused? Ja kui räägid hõbedapuudusest, siis maini lühidalt, erinevalt hõbedast, kullaturul selliseid probleeme polnud, mis näitab nende turgude erinevust. Sellised väikesed sissepõimimised. Ja see tooni tasakaalustamine? See on rütmi küsimus. Pärast eriti dramaatilist osa, nagu see hõbeda hinna hüppe, võiks tulla lühim, rahulikum lõik. Näiteks, selle toosu taga olid ilmselt mitmed tegurid, vaatame neid nüüd lähemalt. Või anda natuke ajaloolist konteksti. Sarnaseid rallesid on varemgi olnud, aga 2025 oli erakordne oma kiiruse poolest. Need on nagu hingetõmbepausid, annab lugejale aega mõelda ja teeb analüüsi usaldusväärsemaks, ilma et põnevus kaoks. Väga head konkreetsed soovitused, võtame siis kokku need peamised suunad selle analüüsi edasi arendamiseks. Esimene oli see laiema pildi avamine, minna numbrites kaugemale ja vaadata ühiskondlikku ja majanduslikku mõju. Just. See, miks oluline on küsimus? Mõju traditsioonidele, ebavõrdsusele, tööstusele, isegi geopoliitikale. Teiseks, teravam fookus just 2025 aasta sündmuste päästikutele, uurida neid konkreetseid põhjuseid, mis selle plahvatuse tekitasid. Jah, minna üldistest trendidest sügavamale, otsida neid spetsiifilisi sündmusi, poliitikaid, anomaaliaid. Ja kolmandaks, see struktuur ja voolavus, integreerida kulla ja hõbeda lood tihedamalt kokku ja tasakaalustada seda dramaatilist tooni analüütilisemate pausidega. Täpselt. Need kolm asja laiem mõju, konkreetsed põhjused ja integreeritud narratiiv aitaksid seda juba head analüüsi veelgi paremaks muuta. Konkreetsed sammud võiksidki olla nende ühiskondliku mõjulõikude lisamine, 2025. aasta katalüsaatorite uurimine ja esitamine ning kulla-hõbeda seose sisse kirjutamine läbi kogu teksti. Loodame, et need mõtted on kasulikud. Kui oled neid soovitusi arvesse võtnud ja materjali täiendanud, siis saada see kindlasti uuesti. Vaatame hea meelega üle.